nii, aga tere tulemast siis nii Zoomi kuulajatele kui nendele, kes siia ruumi on tulnud kuulama siis juhtide uuringu 2024. aasta uuringu tulemuste tutvustust. Ja me oleme planeerinud hetkel, et me arutame ja kuulame neid esialgsete tulemuste esitlust umbes 2 tundi, aga me oleme suhteliselt paindlikud aja osas ehk siis ei hakanudki minuti pealt panema siia paika, et mis kell me mis teemast räägime. Me alustame uuringu tutvustusega. Seejärel Daniel saab rääkida õppimist toetavatest juhtimisviisidest. Eve räägib meile töömotivatsioonist ja täpsemalt siis juhtkonna liikmete psühholoogiliste baasvajaduste rahuldatusest. Markus tutvustab töö väljakutsete ja ressurssidega seotud tulemusi ja Lisette ühineb meiega Zoomist ja räägib siis juhtide teadus- ja tõenduspõhistest hoiakutest ja praktikatest ja lõpus on üldine arutelu. Aga me leppisime kokku ka, et kohe iga teema lõpus ja võib-olla vajadusel ka keskel saate esitada küsimusi ehk siis teeme sellist jooksvat arutelu ka, et ei pea lõpuni ootama, et oma mõtteid ja küsimusi äh, küsida. Aga alustame siis uuringu tutvustusega ja selle uuringu eesmärk on siis kaardistada üldhariduskoolide juhtkondade liikmete arvamused ja hoiakud seoses siis erinevate koolielu puudutavate teemadega. Ja juhtide uuring toimus esimest korda ja paralleelselt siis õpetaja uurimusega. Uuringusse registreerus 133 kooli ja siis koolide kontaktid registreerisid teised juhtkonna liikmed, kes siis sellest antud uuringust võiksid osa võtta. Lõpuks vastas küsimustikule juhtkondade liikmeid siis 132 koolist ja need kokku siis 462 erinevat juhtkonna liiget. Uuring toimus sellel aastal novembris algusest detsembri keskpaigani ja vastamine Qualtrics'i keskkonnas ja küsimustik oli üpris mahukas ja võttis aega vastamine umbes 30 minutit. Küsimustik koosnes nii kinnistest küsimustest kui avatud küsimustest ja üks avatud küsimus, mida me juhtkonna liikmetelt küsisime, oli ka näiteks, et mis on teie arvates kõige olulisem asi, mis peaks teie koolis või siis teie töös lähiaastatel muutuma. Natukene siis osalejate tausta kohta, et osales väga erinevatest koolide tüüpidest meil inimesi ehk siis nii lasteaed algkoolidest kui ka algkoolidest, kus siis õpitakse ainult näiteks 1. kuni 3. klassini. Kõige rohkem juhtkonnaliikmeid vastas põhikoolidest, riigigümnaasiumitest, aga ka täistsükli koolidest. Kõige enam juhtkonna liikmeid vastas siis koolidest, kus pidaja on kohalik omavalitsus, ka riik pidajana nendest koolidest vastas 134 juhti ja 20 juhtkonna liiget vastas siis koolist, kus pidaja on eraõiguslik juriidiline isik. Kõige rohkem ametite järgi osales juhtkonna liikmeid siis õppejuhtide hulgast, koolijuhtide hulgast ja siis oleme eraldi välja toonud ka õppekorraldusjuhid, arendusjuhid, huvijuhid, haridustehnoloogid ja suur grupp oli ka muu ameti esindajad ehk siis näiteks õpetajaid, haldusjuhte, HEVKOsid, IT-juhte, juhiabisid ja nii edasi. Sooliselt siis jagunesid vastajad selliselt, et 78% umbes olid naised, ligi 16% mehed ja sarnaselt õpetaja uurimusele umbes 1,3% ehk siis 6 vastajat ei soovinud oma sugu avaldada.
juhtkonna liikmete keskmine vanus oli 46,7 aastat. Noorim vastanu oli 21-aastane ja vanim 79-aastane. Ja tööstaaži praegusel kohal küsisime ka ja keskmiselt oli see 6,3 aastat ja lühim aeg oli siis alla aasta ja pikim 32 aastat. Kõige enam oli eesti emakeelega vastajaid, siis vene emakeelega ja muu emakeelega vastajaid oli 4. Haridustaseme osas väga sarnane muster nagu õpetaja uuringuski, kõige enam on magistrikraadiga juhtkonna liikmeid, aga ka rakenduskõrghariduse ja bakalaureusekraadiga inimesi. Ja teemad, mida seekordses uuringus käsitlesime, olid seotud siis töömotivatsiooniga ehk siis psühholoogiliste baasvajaduste rahuldatus, õppimist toetavad juhtimisviisid, teadus- ja tõenduspõhisusega seotud hoiakud ja lisaks veel tööga seotud väljakutsed ja ressursid, inimestevahelised suhted ja juhtimine, ootused juhile ja ka soolised uskumused. Esimesed 5 teemat tulevad siis täna ka tutvustusele ja sooliste uskumuste kohta. Täna kahjuks aega ei leidnud, aga eile me rääkisime sellest teemast näiteks õpetaja uurimuse kontekstis, ehk siis kui kedagi huvitab, siis ütleme paari nädala jooksul kindlasti saate ka neid eilse kohtumise salvestusi vaadata ja siis täpsemalt seda teemat tundma õppida. Aga tulemusi siis esitasime nii, et iga vastaja sai siis oma individuaalsed tulemused. Me lõime igale vastanule oma koodi, mida teab siis tema ise. Et seda ei tea mitte keegi teine peale uuringu meeskonna ühe liikme ja siis selle indiviidi ise enda, et ja seda koodi ei pea ka kellegagi jagama, juhul kui sa just või juhul kui vastanu ise ei soovi seda teha. Tulemused oleme kooliuuringu kodulehel esitanud teemade kaupa, nii nagu õpetaja uurimuse puhulgi. Ja siis erinevalt võib-olla õpetaja uurimusest me ei esitanud tulemusi pilvejoonistel, sest need oleks muutunud loetamatuks, kuna vastanuid oli üle 400 ja isegi kui me jätame sinna ametite kaupa need tulemused, siis ka seal ikkagi on seda tulemusi põhimõtteliselt võimatu välja lugeda. Ehk siis esitasime tabelites, kus on siis välja toodud erinevate kas siis üksikväidete või siis koondtunnuste põhjal inimeste ehk siis vastanute aritmeetilised keskmised, standardhälved ja siis statistiliselt oluline erinevus sama ametirühma keskmisest. Ehk siis kui tegemist on näiteks koolijuhiga, siis tema tulemusi me võrdlesime teiste koolijuhtide keskmisega või kui tegemist on näiteks haridustehnoloogiga, siis tema tulemusi me võrdlesime haridustehnoloogide grupi keskmisega. Need tulemused on siis, nagu ma ütlesin, kooliuuringu kodulehel olemas. Kui ma korraks saaksin siit välja. Seal. Võtan ette selle. Jah, ja kooliuuringu kodulehel te leiate need tulemused siis siin vasakul pool, et õpetaja uurimuse selleaastased tulemused on siin lingi taga ja juhtide uuringu tulemused on siis siin vasakul menüüs. Ja allapoole kerides esiteks me oleme välja toonud uuringu tutvustuse jällegi kord ja siis ka väikene video ja selgitus, kuidas neid tulemusi siis vaadata. Ja ma korraks ka näitan ühe näite põhjal, võtame näiteks siit õppimist toetavad juhtimisviisid. Me oleme täpselt välja toonud, et mille põhjal need väited, mis küsimustikus olid, on koostatud, kui head on nende sisemine reliaapsus ehk siis küsimustiku headuse näitajad, ilusti kõik väited, mis nende koondtunnuste alla siis kuuluvad ja ka sellised lühidalt lühinimed siis iga koondtunnuse kohta. Ja siis siin saabki iga vastaja
kes selles uuringus osales, siis näiteks välja otsida enda koodi, oletame, et mina osalesin, minu kood oli näiteks 9, siis ma saan enda tulemusi siin vaadata. Või siis vaadata näiteks ka ma olen siin, ahah, ma olen koolijuht, okei, väga hea. Paneme tagasi kõik ja ma tahan vaadata näiteks ainult koolijuhte, siis ma valin siit näiteks ainult koolijuhid ja saan siin tulemusi vaadata. Siin millegipärast see keskkond, kus me neid tulemusi esitame, ei tahtnud meile numbrilisi tulemusi anda siin eespool, ehk siis algselt me saame kohe teada, et kas me oleme enda ametirühma kaaslastest siis statistiliselt olulised nende erinevate juhtimisviiside näitajate poolest või mitte. aga siia natukene paremale poole siis tõmmates, siis me näeme ka enda neid tulemusi ja, ja sihiseade osas näiteks, kui ma tahan teada, et kellel on see kõige kõrgemalt hinnatud, siis ma saan ka siia peale vajutades siis vaadata, et kellel on näiteks kõige kõrgemalt, kellel on kõige madalamalt need enda kohta hinnangud antud. Siis 0 siin tabelis tähendab seda, et see inimene ei ole vastanud nendele küsimustele, järelikult me ei saanud ka neid tulemusi siin esitada. nii, aga see on siis tulemuste kohta ja ma usun, et juba paljud juhid me oleme saatnud need tulemused kõigile ka meili peale või siis vähemalt koodi, et saab siit kodulehelt vaadata neid tulemusi. seega ma usun, et kõik on juba neid ka vaadanud ise. aga liigume siis äkki nüüd edasi ja Daniel räägib meile õppimist toetava. ahah, meil on küsimus tekkinud. kas koolipõhiselt saab ka vaadata? Ei saa vaadata, sellepärast et kooli juhtkond peab siis omavahel kokku siis leppima? kooli juhtkond peab omavahel kokku leppima tõepoolest. siin on lihtsalt selline olukord tekkinud, et mõnest koolist on vastanud ainult üks inimene. ja siis ei saa neid tulemusi, meie ei saa esitada koolide kaupa, ehk siis me ei ole sinna loonud seda nagu võimalust, et saaks vaadata, et kuidas koolis X need juhtkonna liikmed vastasid. mõnest koolist on vastanud jah, üks inimene, 2, 3 ja nii edasi, ehk siis neid tulemusi me kahjuks näidata ei saa. ma usun, et meil on kuulajate hulgas Zoomis näiteks pidajaid, kes on huvitatud, et kuidas juhid näiteks teie, kas siis linnas või vallas või omavalitsuses vastasid. aga siin me läheneme siis hästi nagu juhtumipõhiselt, ehk siis me peame vaatama, et mitu inimest teie piirkonnast vastas ja et kas me saame teiega neid tulemusi jagada. ehk siis kui näiteks ma tean, et Tallinnast vastas 27 kooli, kui juhtub, et 27 kooli juhid on ka vastanud siin, siis põhimõtteliselt me saame neid üldistavaid tulemusi küll ka jagada. ehk siis me läheneme hästi juhtumipõhiselt. seega, kui kellelgi on huvi vaadata oma piirkonna juhtide uuringu tulemusi täpsemalt, siis tuleb ikkagi meiega eraldi ühendust võtta, näiteks kirjutada kooliuuring@tlu.ee ja siis suhtleme täpsemalt edasi.